kui me tavaliselt Makita tööriistakoolis keskendume ühele konkreetsele tööriistale või tööriistade grupile, siis täna keskenduks jõuludele. Jõulud on selline aeg, kus me tahame ikka lähedastele teha häid kingitusi, neid natukene üllatada ja eks meist paljudel on ju sõber, lähedane, tuttav, isa, vend, miks mitte õde või ema, selline lahtiste kätega, kellele meeldib ise asju ehitada. Nendele justkui tahaks ju kinkida tööriistu, aga tööriistu on raske kinkida, kuna need on võrdlemisi spetsiifilised ja seda ühe asjaliku meistrimehe eest seda valikut teha võib-olla ei ole kõige parem mõte. Küll aga Makital on tootevalikus terve hunnik nii-öelda abivahendeid ja lisavarustust, mis on natuke universaalsema loomuga ja mille kinkimine võib olla väga hea mõte. Toome mõned näited. Näiteks erinev valik tööriistakotte, tööriistavest, näiteks tööriistavööd. Nende valik on Makita tootevalikus päris suur ja lai. Ma arvan, siit leiab midagi igale maitsele. On sellised, kus läheb väga palju tööriistu, kus on olemas palju kruvitaskuid, on natukene spetsiifilisemat, kuhu sa saad panna terve rea erinevaid väikseid kruvikeerajaid, tange, niisuguseid pisemaid tööriistu. Teine minu hinnangul väga hea kategooria, mida inimestele kinkida, on erinevad lambid. Lampide valik on ka Makital väga suur kõikvõimalikele erinevatele akusüsteemidele ja kõikideks võimalikeks erinevateks eluolukordadeks, kas laua peale panekuks või siis nii-öelda kaugele näitamiseks. Ja kui me juba lampidest räägime, siis me saame siit sujuvalt üle minna ka nii-öelda raadiote ja muusikariistade kategooriasse, sellepärast et tegelikult Makital on ka väga hea valik erinevaid raadioid, niisama sinihambaga töötavaid kõlareid ja muud sedalaadi varustust, millega siis saab kas vabal ajal meelt lahutada või töö tegemise kõrval natukene muusikat kuulata. Kui rääkida võimalikest riideesemetest, siis ma arvan, et kingikottides läbi aastate kõige populaarsemad esemed on olnud sokid. Makita tootevalikust ma küll sokke ei soovita otsida, aga vaataks töökinnaste poole. Neil on selline väike, aga väga hea valik töökindaid. Need on väga spetsiifiliste omadustega. Näiteks on neil valikus kindad, mis on mõeldud väga rasketes oludes töötamiseks, kus on siis võimalik saada mingi asjaga pihta. Ehk et siis põrutuskindlad kindad nii öelda. Nendel on biopesad spetsiaalselt pehmendatud, kui on vaja tööd teha mingite väga palju vibreerivate tööriistadega, mis võib-olla pikalt kasutades võivad kätele natuke haiget teha. Ja samamoodi on siin sõrmede ja nukkide peal sellised pehmendused, mis siis aitavad sellisel juhul, kui võib-olla mingi telliskivi kukub käe peale või kogemata mingi haamriga saad pihta või kuskil kätega pead töötama niimoodi, et sa pead kuskile vahele suruma, kus on abrasiivsed materjalid, kivid. Ma ütlen, et minu sõrmenukid on elu jooksul küll väga palju kordi katki läinud just nimelt mingisugust tööd tehes ja need kindad oleksid selle kindlasti ära hoidnud. Veel tahaks esile tuua kahte sellist õhemat kinnast. Üks nendest on nüüd siis kõige parema lõikekindlusega kinnas, mida üldse siis võimalik teha on, ehk et siis nii-öelda A7 lõikekindluse standardiga. Ja teised kindad on sellised, ma ütleks, universaalsed kindad, õhukesed, head kummise biopesaga. Ma pean tunnistama, et minul on täpselt need samad kindad igapäevases kasutuses. Ja kui ma kodus endal kindaid valin, et mingit tööd tegema minna, siis ma haaran esialgu ikkagi nende järgi, kui just ei ole vaja mingit paksemat või soojemat kinnast. Nad on õhukesed, nad hingavad hästi, nendega on hea haarata ja loomulikult nagu ka enamustel kinnastel Makita kinda valikus on puutetundlikkus, ehk et ma saan sellega näppida ka vajadusel oma telefoni. Ja kui me riiete teemal jätkame, siis me saame rääkida ka sellist vahvast asjast nagu soojustusega või õigemini küttega soepesu. Loomulikult, kui me Makita asjadest räägime, siis igal pool on ikkagi mingisugune aku teema sees. Kinnastel küll akut küljes ei olnud, aga soojal pesul on küll nüüd aku küljes. Ja tõepoolest, siin on siis strateegilistesse kohtadesse pandud sellised soojendavad elemendid sisse, ehk et kui ikka väga kõva pakane väljas on ja jääd veel istuma ka nii-öelda, et keha ei ole soe, siis lülita ka küte sisse ja keha on mõnusalt soe. Kui teil nüüd juba on natukene parem teadmine sellest, milliseid tööriistasi teie lähedasel tööriista arsenalis on, siis saab juba nende juurde vaadata ka nii-öelda neid lisavarustusi, mis käivad tööriista külge. Kõige populaarsem kingitus on kindlasti erinevad kruvikeeraja otsakud. Need komplektid on erinevad, on väiksemad komplektid, on suuremad komplektid. Loomulikult alati kuluvad ära erinevad puuride komplektid. Ja siis on loomulikult ka olemas Makital sellised suuremad tööriista komplektid, kus on juba terve valik erinevaid tööriista
tööriistu, millega võiks ühes majapidamises võib-olla enamus töid tehtud saada. Ja loomulikult on ka spetsiifilisemad lisavarustused nagu erinevad lõikekettad, doosipuurid ja nii edasi ja nii edasi. Et kui on täpsemalt teada, mis tööriistad on, mis töid tehakse, siis on loomulikult see kingituste võimalik valik juba oluliselt laiem. Kui kingisaaja on vähegi inimene, kes oma kätega asju teeb ja kui juhtub, et ta veel Makita kaubamärgi fänn ka on, siis ma usun, et kingi valikuga probleeme ei teki. Kingi valikut on igale rahakotile, needsamad tööriistavööd võivad olla väiksemad ja lihtsamad, aga võivad olla ka suuremad ja keerulisemad. Needsamad lambid võivad olla pisikesed, mis mahuvad taskusse, aga võivad olla ka väga suured, mis valgustavad ära terve suure tootmishoone. Nii et selles osas valikut jagub. Kogu valiku leiate te kindlasti Makita enda veebilehelt, aga Makita edasimüüjaid on ka terve Eesti täis, astuge aga ehituskauplusse sisse ja vaadake, mis neil valikus on.